Käesoleva video teemaks on siis lahendada üks ülesanne, mille kohta meil juba olemas varajane video. Nimelt ülesandeks on siis leida, milline on lõputult pika ühtlaselt laetud joonlaengu elektrivälja tugevus. Ja kes on varasemat videot vaadanud, siis seal me lahendasime seda probleemi kasutades siis Coulomb'i seadust. Saime selle probleemi lahendatud, kuigi selle jaoks oli vaja suhteliselt keerukat matemaatikat rakendada ja see lahendamine võttis üsna palju aega. Nüüd oleme me ennast relvastanud uue abivahendiga, nimelt me oleme kursis Gaussi seadusega, mis siis ütleb, et mis tahes kinnise pinna sees olev elektrilaeng on võrdne siis sedasama kinnist pinda läbiva elektrivoo tugevusega. Ja kui me selle Gaussi pinna targalt valime, siis teatavaid lihtsamaid sümmeetrilisi ülesandeid on siis palju lihtsam lahendada, kasutades Coulomb'i seadust. Ja vaatame siis seda näidet uuesti, tuletame meelde, mis see ülesanne meil oli. Meil nimelt oli tegemist siis lõputult pika ühtlase joonlaenguga, mis siis arvutuste lihtsuse mõttes paiknes meil Z-telje peal ja tal oli siis ühtlane laengu joontihedus ρL ehk siis iga selle lõputult pika lõigu peal on mingisugune konkreetne fikseeritud laeng ja see on siis igal pool ühtlane, vahet ei ole, kus kohas me seda mõõdame. Nüüd siia ka siis ülejäänud koordinaatteljed, see oli meil siis Z-telg, Y-telg ja X-telg. Ehk need on lihtsalt siis nii-öelda ülesande visualiseerimise mõttes. Me üsna varsti näeme, et kuna meil on tegemist nüüd joonlaenguga, siis seda ülesannet on mõistlik lahendada mitte ristkoordinaatides, vaid siis silindrilistes koordinaatides. Tegelikult täpselt samamoodi, nagu me tegime siis näites Coulomb'i seaduse kasutamise kohta. Nüüd tuletame ka meelde kiirelt seda analüüsi, mis me tegime siis varasemat ülesannet lahendades, ehk siis millised üldse võiksid olla selle elektrivälja komponendid. Teatavasti elektrivälja võib põhimõtteliselt olla 3 komponenti, X, Y, Z või siis rho, Z, theta, phi, ehk sõltuvad kasutatavast koordinaatsüsteemist. Ja esiteks tuletame meelde, et siis elektrilaengute vaheline jõud mõjub alati pikki mõjusirget ja mõjusirge saab olla siis tõmmatud sellest laengust eemale, aga ta ei saa olla kuidagi siis seda laengu ja mõjupunktiga ühendatud sirgega risti, ehk siis ilmselgelt sellel joonlaengul ei ole siis mingit radiaalset komponenti ehk siis asimuudisuunalist komponenti. Nüüd, kuna see laeng on lõputult pikk, siis vahet ei ole, millise punkti me valime, alati jääb sellest ülespoole ja allapoole siis sama suur summaarne laeng, mis on täpselt samamoodi jaotunud, ehk siis kogu selle alumise poole tekitatud Z-komponent on alati kompenseeritud siis ülemise poole pealt tekitatud, ehk siis ilmselgelt ei saa olla ka siis sellisel laengute paigutusel tekitatud elektriväljal siis Z-komponenti. Ainuke komponent, mis tal olla saab, ilmselt ka on siis komponent, mis on suunatud sellest joonlaengust eemale, ehk siis rho-sihiline komponent. Ehk siis me juba saame ette ennustada, eks ole, ja mida me ka tegelikult varasemast ülesandest teame, et siis elektriväljal on ainult üks komponent. Ja järgmine küsimus on siis see, et millistest koordinaatidest võiks see elektrivälja komponent nüüd sõltuda. Et kuna see ülesanne on meil lõputu pika laengu kohta, siis vahet ei ole, mis suunas me liigume või kui kaugele me pikki Z-telge liigume, see laengute paigutseb alati samaks. Ülevalpool meid on sama palju laengut kui allpool, mõlemal pool on eks ole lõputult palju. Ehk siis kui Z-koordinaadi muutudes mitte midagi selles ülesande püstituses ei muutu, siis ilmselgelt ei saa see elektrivälja tugevus ka siis Z-koordinaadist sõltuda. Nüüd samamoodi on meil tegemist siis lõputult peene joonega, mis paikneb X-telje peal. Ta on silindriliselt sümmeetriline, ükstaspuha millise nurga alt me seda joont ka ei vaataks, ülesanne jääb muutumatuks, mitte midagi ei muutu. Järelikult ei saa siis see välja tugevus sõltuda ka meie asimuudist phi ehk siis nurgast X-telje suhtes. Ja ainus asi, millest sõltuda saab, on siis kaugusest. Me juba teame, et elektriväli ja tugevus on, eks ole, pöördvõrdeline kaugusega. Punktlaengu puhul oli meil siis tegemist näiteks pöördvõrdelisusega kauguse ruudust. Seega meil on siis mingi elektriväli, millel on rho komponent ja see rho komponendi suurus sõltub ka ainult siis kaugusest rho. Nii. Ja
kui me räägime elektrivoo tihedusest, siis täpselt samad jutud. Need kaks suurust teatavasti on omavahel seotud niisuguse lihtsa suurusega. Senikaua me oleme vaakumis, me ei ole veel oma aine raames nii kaugele jõudnud, et vaadata, mis juhtub siis, kui me ei ole vaakumis, vaid mingis muus keskkonnas. Aga antud juhul see on selline lihtne seos, ehk need järelikult ka siis elektrivoo tihedusel on ainult siis rho komponent ja sõltub siis see rho komponendi suurus ainult siis kaugusest rho. Nii, ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et oleks mõistlik hakata valima siis seda sobivat Gaussi pinda. Ja kuna meil on tegemist silindriliste koordinaatidega ja silindrilise sümmeetriaga, siis ilmselt üsna mõistlik oleks valida ka silindriline Gaussi pind. Ja valimegi selleks siis sellise silindri. Ja kuigi see laeng ise on lõputult suur, siis me valime lõpliku kõrgusega silindri. Ma üritan siia nüüd vaba käega välja joonistada nii hästi halvasti, kui ma oskan. See on silindri põhi. Asub siis koordinaatidele Z on 0. Silindri küljed on siis, eks ole, paralleelsed Z-teljega. Ja on siis silindri ülemine pind. Asugu see siis koordinaatidel Z on võrdne L-iga. Ja olgu selle silindri raadiuseks siis suurus rho. Nii, kui siit kõlevalt vaatame, me seda teist serva ei näe, teeme ta natukene tuhmimaks. Ehk paneme niisuguse toru ümber meie joonlaengu. Nüüd Gaussi seadusest me teame, et kogu elektrivoog, mis läbi selle pinna läheb, phi, on võrdne selle pinna sees oleva laenguga. Kui me seda kogu elektrivoogu tahame leida, siis me peaksime kokku liitma elektrivoo üle ülemise tahu ja siis elektrivoo, mis läheb läbi siis selle silindri külje. Nüüd me juba oma analüüsi käigus on teinud järeldusele, et sellel elektriväljal ja järelikult ka elektrivoo tihedusel puudub Z-komponent. Tähendab, et ei sellest ülemisest ega alumisest pinnast ei lähe läbi mitte ühtegi elektrivälja jõujoont, järelikult elektrivoog läbi alumise pinna on 0 ja elektrivoog läbi ülemise pinna on 0. Ehk me peame arvutama ainult siis või arvestama ainult selle silindri külgi läbiva elektrivooga. Nii, ja kuna meie elektrivool on siis rho komponent, me küll ei tea, kui suur ta on, siis me võime siin kasutada selliseid tähiseid, et see elektrivoog siis läbi või siis selle silindri pinna peal ehk meie Gaussi pinna peal, sellega me rõhutame selle S-tähega siin all, mitte suvalises kohas, vaid pinna peal, at surface. On siis põhimõtteliselt antud juhul siis selle meie elektrivoo tiheduse rho komponent, mida me veel ei tea, mida me tahame teada saada. Ja on suunatud siis jällegi ühikvektori A rho sihis ehk siis radiaalselt sellest joonlaengust eemale. Nii, ja kogu laeng, mis siis selle silindri sisse jääb, kuna ülemine ja alumine tahk mingisugust panust ei andnud, on seotud ainult siis kogu vooga läbi selle külje, ehk siis laeng Q. Jällegi on meil tegemist siis pindintegraaliga. Ja nüüd me tahame seda arvutada üle siis silindri pinda, järelikult siis Z muutub meil 0-st kuni silindri kõrguseni L. Ja siis asimuut ehk nurk phi peab meil muutuma siis vahemikus 0-st kuni 2 piini. Sellisel juhul me siis joonistame selle silindri pinna. Ja peame siis integreerima seda üle skalaarkorrutise, mille üheks komponendiks on siis see meie hetkel tundmatu elektrivoo pindtihedus ja teiseks komponendiks on siis diferentsiaalne pinnaelement. Ja enne kui me saame seda integraali arvutama hakata, on meil ilmselgelt vaja siis see diferentsiaalne pinnaelement leida. Ja diferentsiaalne pinnaelement siis silindri puhul on niisugune, praegu ma olen ta ilmselgelt natukene suurema joonistanud kui lõputult väikese, selline ristkülikukene. Ja selle ristkülikukese kõrgusega on väga lihtne, see on lihtsalt diferentsiaalne samm Z-telje suunas, eks ole, DZ-ikene. Aga nüüd selle ristküliku laius, see on pisut keerukam, ehk siis see on võrdeline silindri raadiusega. Kui me seda silindri raadiust liigutame pisikese nurgakese D phi võrra, siis see raadiuse ots joonistab meile siis selle ristküliku laiuse, ehk siis see on võrdne rho korda D phiga.
nii, ja see nende kahe korrutis annab meile nüüd selle diferentsiaalse pinnaelemendi pindala, aga meil on vaja ka suunda, sest diferentsiaalne pinnaelement teatavasti on mooduli poolest võrdne siis selle pisikese tükikese pindalaga ja suuna poolest võrdne siis selle pinna normaaliga. Ilmselgelt silindri puhul, mille telg paikneb siis Z-telje peal, on tema pinna normaal siis alati suunatud sellest teljest eemale, ehk on siis sellesama A-rho sihiline. Ehk siis see meie pisikene pinnaelement ds on siis rho korda d phi korda dz ja tema suund on A-rho. Ja me näeme jällegi, et sellise targa Gaussi-pinna valikuga on meie elektrivoo tihedus ja meie integreeritav pind igas punktis alati samasuunalised. Ja jällegi siis see skalaarkorrutis, mida me siin leiame, on siis vektorite seisukohast ühikvektori skalaarkorrutis iseendaga. Mis tahes vektori skalaarkorrutis iseendaga annab meile selle vektori pikkuse ruudu. Ja kuna meile tegemist ühikvektoriga, mille pikkus on definitsiooni järgi 1, siis üks ruudus on lihtsalt 1. Ehk siis see skalaarkorrutis standub meil numbriks 1, mida me isegi ei pea eraldi välja kirjutama. Ja enne kui me selle integraali edasi läheme, siis veel viimane analüüs. Ehk meil on siin siis mingisugune elektrivoo pindtihedus, eks ole, silindri peal. Juba teame, et see elektrivoo tihedus ei sõltu ei Z-koordinaadist ega ei sõltu asimuudist phi, vaid sõltub ainult siis kaugusest rho. Tõsi, me ei tea, kuidas. Aga kuna silindri pinnal on rho igas punktis fikseeritud, siis see tähendab ka seda, et see elektrivoo tihedus on igas punktis meie silindri peal konstantne. Me ei tea, kui suur ta on, aga me teame, et ta on konstantne. Seega võime ta kirjutada nagu mis tahes muu konstandi meie integraali märgi ette. Integreerime seti 0-st L-ini ja phi-d 0-st 2 pi-ni. Nüüd nende kahe suuruse skalaarkorrutis on lihtsalt 1, seda me hakkan välja kirjutama. Järelikult kõik, mis meil see integraali märgi alla jääb, on siis rho d phi dz. Me paneme nüüd tähele, me integreerime nii phi kui z järgi, aga mitte rho järgi. Järelikult ka see on konstant ja me võime ta põhimõtteliselt kirjutada integraali märgi ette. Siia jääb d phi dz. Ja võime selle integraali arvutada, see on üsna lihtne ja kiire, aga mida see integraal meil tegelikult annab, ei ole mitte midagi muud kui siis selle silindri külgpindala. Ja me teame, et silindri külgpindala on siis silindri ümbermõõt, mis on 2 pi rho, korrutatud läbi siis silindri kõrgusega, mis on L. Ehk see integraal annab meile siis ds korda rho korda 2 pi L. Nüüd võiks tunduda, et me oleme kinni jooksnud. Me teame, et see on see laeng siin sees, aga me ei tea, millega on see ds võrdne. Aga õnneks me saame seda sama laengu arvutada ka teistest teadmistest. Nimelt me teame, et siin silindri sisse jääb lõik sellest lõputust joonlaengust, mille pikkus on L. Eks ole, algab 0-st, lõpeb L-ist. Ja tal on teadaolev laengu joontihedus, mingisugune x kulonit meetri kohta. Kui me need 2 tükki kokku korrutame, me saamegi, et teine avaldis selle sama elektrilaengu kohta, mis jääb meie silindri sisse, on lihtsalt siis rho L korda L. Ja kui see valem on võrdne kuuga ja see on võrdne kuuga, siis ilmselgelt on nad omavahel võrdsed. Ehk me saame siis rho L korda L on võrdne meie otsitav suurus. Ma tõstan natukene asju ümber, 2 pi rho, siis see on, eks ole, natukene harjunud kujul selle silindri ümbermõõt ja korrutatud silindri kõrgusega. Ja me näeme, et natukene saab välja taandada. Me saame välja taandada silindri kõrguse. Ja nüüd jagame selle võrrandi mõlemad pooled läbi 2 pi rhoga ja meie otsitav suurus on käes. Ehk siis elektrivoo tihedus pinnal on rho L jagatud 2 pi rhoga, kus rho L on siis laengu, eks ole, joontihedus ja rho on lihtsalt siis silindri pinna kaugus sellest joonlaengust. Ja noh, me juba eelnevalt teadsime, et see on siis ühtlasi ka selle elektrivoo tiheduse rho komponent, sest ülejäänud komponendid meil puuduvad. Ja kui me tahame saada nüüd elektrivälja tugevust, selle rho komponent on meil lihtsalt elektrivoo tihedusest, eks ole, epsilon 0 võrra väiksem, 2 pi epsilon 0 rho.
Ja kes on vaadanud siis seda videot, kui me leidsime lõputu joonlaengu elektriväljatugevuse kasutades Coulomb'i seadust, siis me saime täpselt sama tulemuse. Aga erinevus on sellest, et käesolev video on palju lühem, integraali, mida ma arvutan pidima, on palju lihtsamad. Ehk siis jällegi Gaussi seaduse tark kasutamine, targalt valitud koordinaatsüsteem ja targalt valitud Gaussi pind võimaldavad siis mõningaid ülesandeid lahendada palju lihtsamalt kui kasutades Coulomb'i seadust. Muidugi me võime ka kohe kurvastada teid, et praktikas enamus laengute paigutusi ei ole nii ilusad sümmeetrilised, ehk siis praktiliste ülesannete puhul on ühe või teise meetodiga siiski need arvutused kahjuks üldjuhul päris keerulised, mistõttu neid reaalselt tehakse enamasti numbrilistel meetoditel tuginedes, aga siiski näide, et siis valides targalt oma tööriistu, on võimalik mõningaid ülesandeid lahendada palju lihtsamalt.